kui mulle nüüd õieti meenub, siis üks paar aastat tagasi oli see kas Hinsa või Matsi autokross, kui peale sõitu, peale finaali Illimar Hirsnik, tere! Tere! Tuli, näitas peopesasid ja ütles, kurat, mul on sellest autokrossist kõrini. Võib-olla. Ja nüüd juba eelmine aasta sõitis ta mõned rallid. See aasta on ka nii hakitult hakanud, on jäänud autokrossid ära, on jäänud rallid ära. Õnneks A1 Motorsport korraldas sellise väikse minisprindi ja nüüd me räägime ja testipäeva. Ja nüüd me räägimegi natuke sellest ja tahan toonitada kohe, et kõrvale istub väga huvitav inimene, Madis Altrov. Madis, tere! No alustame sellest, kus selline, see ei ole küll midagi erilist, kus selline otsus sündis üldse, et täna selline pull teha nii-öelda? Madisega? Jah. Tuli lihtsalt. Ja alustame sellest, et Madis, sul on ju ümmargune null kogemus. Jah, on. Päris null ei ole, me käisime trenni tegema. Kuiva trenni. Ühel päeval käisime. Tähendab ikkagi kuskil looduses nagu. Ja nüüd te kirjutasite need rajad ka üles, rekke on tehtud. No ma ei tea, pigem sinult, kas hakkab juba natukene nagu adrekat tulema? Muidugi juba nagu nüüd selle viimase korral juba kerib niimoodi, et nagu tahaks nagu hingata, et kuidagi kuskilt surub nagu. Pitsitab nagu. Pitsitab, jah. Aga loodate, et saate hakkama? No jah, kõigepealt on vaja käigukasti testida, et mul on sellest aastast uus käigukast. Ja käigukast on ilmselt siis otselülitusega? No päris üles alla ei ole, aga jah, sidurit ei pea võetama. Et kui lähevad rallid käima, siis kindlasti sa tahad selle uue kastiga sõita? Ja uue autoga ka. See ei ole uus auto? Ei ole. Uus pidi valmis saama Raplaks, aga kuna Rapla tuli natuke see ootamatult, siis me otsustasime ikka selle auto peale need asjad panna ja siis lõpuks see ralli üldse ära, nii et kuu aega läks uue auto ehitust nagu nakka. Tähendab, põhimõtteliselt auto on nagu valmis, et kui läheb ralliks, siis viiskad ei valmis päris ei ole. Ümber, kaugel ta on üldse? Ta on Vaidasoost ja seal Pikaveres praegu. Täpselt nii kaugel. Ja ehitust veel kui palju teha? Ehitust on tal ka turvapuurama ja siis see lõpuni teha ja siis on kokku ladumine. Et muidu on kõik nagu laiali laua peal nii-öelda? Jah. No Madis, mida sa ootad tänasest päevast? No ma ootan, et me sõidame lõpuni ära. Ja kogemust kindlasti? Muidugi, sealt tuleb kogemus. Et siis, mõte mõnes mõttes ongi, et äkki hakkab meeldima, aga võib-olla ei hakka ka. Ja äkki tekib veel uus ekipaas? Ja kui ei hakka ka, pole hullu. Sa peab kõigepealt siis sõiduauto ära proovima. No kuigi väidetakse, et sõiduautoga on keerulisem, madalamal istud. Täpselt. Kiirused on suuremad, et võib-olla veokaga on just lihtsam mõnes mõttes. Alustada kindlasti, ma arvan. Jah. No vaatame, et kuidas see kõigepealt testipäev läheb. Päev korraga, et alla on ikkagi mul aastakaarditugeja nagu põhisõitudel. Ja, aga ta on ilmselt täna hõivatud, et teda siin ei ole. Jah, hõivatud. Töö ja muude asjad. Jah, tal on üks istung täna. Okei. Aga vaata, ma alustasin seda juttu sellest autokrossist loobumisest. Kas ei kisu tagasi? Kui selle käigukastiga Open Klassi sõita, siis seda uut vabaklassi, mis meil äkki tuleb kunagi, et siis võiks päris lahe olla, jah. 6 käiku ja 1000 pööret iga käigu. Ja siis on jälle uut autot hakka ehitama? Jah, seda küll, jah. See aasta ilmselt mitte. Ei. No ja nüüd see aasta riburada on ju 2 autokrossi järjest ära ka jäänud, et siin ei kujutagi ette, mis siin toimuma hakkab üldse. Vist juunis toimub, juulis. Ja see Vasalemma kuupäevadel peaks nagu toimuma. Vasalemma just. Jah, et täpselt vist ei tea veel, et kas Vasalemma või... Kõik on ikka siiamaani lahtine. No sa komitee mehena oskad natuke rohkem seda valgustada. Ei, väga ei tea, ega meie ka ei tea mitte midagi, et keegi ütle eriti. Kõike võetakse üldiselt jooksvalt. No, jah, et nüüd otsustame nii, nagu uudistest kirjutatakse, et ega muud varianti ei olegi, et ega keegi kuskil pudeliga mingit etappi ettepoole või eriluba ei saa, et... Nii lihtne see ei ole ikkagi. Ja ikkagi ralli nii vähe või nii paljusi, kui neid tuleb, siis sa üritad ikkagi see aasta sõita kõik etapid. Kõik etapid ikkagi rallis. Võtame ralli korraga, ütleme niimoodi, et kui autoga midagi juhtub, siis ilmselt kõik ei sõida, sest siin nende sõitude vahe tuleb peale lõuna hästi päris tihe. Ja kui midagi suurt juhtub, võid hätta jääda, et kas saad korda teha lihtsalt? Ja, no isegi kui mul varumootorit täna ei ole, et
see ka ei ole päris minu mootor, et siis on kõik, kui mootoriga midagi juhtub. Siis on korras. Jah. Ja muidugi Madis Liqvimooli Eesti bossuna, kui ikkagi need autokrossi etapid hakkavad ka toimuma, siis Liqvimooli on ikkagi peatoetaja. Ja, see on juba kokku lepitud, nüüd ootame, millal karikadki on juba valmis tehtud. Ja siis me teeme jälle mängud muidugi ralli.ee keskkonnas ja paneme huvitavad ja uued põnevad auhinnad välja. Loodame, et kõik koostöö jätkub. Loodame, et teil täna läheb kõik hästi. Auto vastu peab, teil klapib. Varsti hakkabki sõit. Me vast nüüd selle pealt lõpetame, vaatame, kuidas teil klappis ja kui leiame aega, võib-olla peale sõitu räägime veel natuke. Aga praegu nael kummi teile mehed ja edu. Tänud.